Golfi mulle tutvustasid Soome äripartnerid 1993. aastal ehk 25 aastat tagasi ja 1993. aastal avati ka Niitväljal esimesed 9 golfirada. Ja ma olin seal kohe kohal ja hakkasin kohe mängima, nii et olin Eestis praktiliselt siis esimeste hulgas, kes hakkas golfi harrastama. Ja see on ju tõeline armastus, ära pole tüüdanud ja 25 aastat löön seda palli igal võimalusel. Alguses mul läks päris hästi ja Eestis oli golf selline noor ja siis ma kuulusin ka Eesti koondisse ja Eesti koondisega sai käidud üle maailma võistlemas. Ja siis ma nägin erinevates riikides erinevaid golfiväljakuid ja golfikülasid ja see jättis sügava mulje ja eriti kui ma Ameerikas kõik rääkisid, et inimeste lemmik elukoht, elupaik on Ameerikas, on golfiväljakul elada, golfiväljaku sees. Ja kui ma seal ringi vaatasin ja ise olen ka erialalt, olen ehitusinsener, siis ei olnud vaja palju mõelda ja see idee tuli ja tänaseks on juba midagi tehtud. Ja eestlased, me oleme ikka väga selline tagasihoidlik rahvas aga siin on kokku, kui sai tehtud detailplaneering ja alustatud või ehitatud golfiväljak, see golfiküla infra, siis siia saab ehitada 125 maja. Ja tänaseks on valmis 36 maja ja kinnistud on veel müüdud, 2 maja on praegu ehituses. Nii et päris poole peal veel ei ole, aga 10 aastat on juba arendatud, rohkem kui 10 aastat, et esimesed majad valmisid 2007. Rahulikus tempos, 2-3 maja aastas. Mis teistpidi on väga hea, et ega siin golfiväljakul ei kujutagi ette, et oleks mingi ehitusbuum ja oleks selline suur müra. Golfiarhitekt, golfis on oma reeglid ja kõik need rajad on projekteeritud nii, et need elamumaad või majad nagu ohtu ei satu ja golfimängijad ikkagi oskavad mängida, et nad väga viltu ka ei löö. Nii et siin ühtegi klaasi pole katki läinud, mõningad pallid on küll kinnistutele lennanud, aga selle vastu ei ole nende kinnistuomanikel midagi, sellepärast et kui see pall on tema kinnistul, siis on tema oma. Mingisuguseid actioneid või mingit ohtu ei ole, et kõik on projekteeritud vastavalt normidele ja selle territooriumil on erinevad väiksed sellised tänavad, kus on eraldi arhitektid. Näiteks praegu siin me oleme, selles tsoonis on arhitekt Andres Siim, on siin nagu selle ala arhitekt ja kui need tüüpprojektid ei sobi, siis inimene saab ise temaga siis projekteerida natuke teistsuguseks, et kui palju tal on vaja magamistube või tahab ta 1-korruselist, 2-korruselist või mis iganes seal muid oma soove. Näiteks mereäärsed majad, seal on arhitekt Emil Urbel ja seal tuleb igal juhul töötada koos temaga. Aga samamoodi, et need tüüpprojektid ei ole dogma, vastavalt oma soovidele arhitekt siis projekteerib seda natuke ringi. Ja selle tõttu ma üritangi hoida siin seda joont ja seda mitte ära rikkuda. Et see oleks selline välja peetud, soliidne, väärikas. Ja ega need inimesed, kes on tahtnud siia ehitada kas palkmaja või mingit neofunki või mingit slaavilikku lossi, need ma olen kõik ära saatnud või neid ei saa lihtsalt ehitada ja kõik. Et meil on siin õnneks on see Rebala muinsuskaitseala, et siin on ka oma reeglid ja detailplaneeringus on väga täpselt arhitektuursed reeglid paigas. See on selline väga sotsiaalne keskkond. Inimesed õhtuti siin koos grillivad, käivad saunas, mängivad koos golfi. Loomulikult on siin on meri, Jägala jõe suue, siin on tammed, siin on meeletud ilusad vaated, golfiväljak on alati korras, hoolitsetud. Ja see, kellele see meeldib, et need on kõik teretulnud. Et ega seda nõuet, et nüüd inimene oleks golfimängija või oskaks golfi, seda nõuet ei ole. Et kõik, kellele meeldib, olge lahked, võtke ühendust ja olete oodatud.